teadmiseks lapsevanematele ja külalistele. Lõpetajate õnnitlemine toimub pärast tahtuse lõppu koolimaja ees. Lõpetajate tervitamiseks on sõna Õismäe gümnaasiumi direktoril Kaja Toomsalul. Palun. Üks väike rõõm las olla igal päeval. Üks särav pilk, üks õis või rõkkav naer. Üks killukene pilvevaba taevast, et tühjana võiks näida usub vaev. Armsad päevakangelased, austatud lapsevanemad, külalised, lugupeetud kolleegid. Täna 20. juunil 2024. aastal saadab Tallinna Õismäe gümnaasiumi lendu oma 9. klasside lõpetajad. Eksamid on edukalt selja taga ning lõputunnistuski on värskelt välja pilditud. Lõputunnistuse kiitusega saavad Sten-Markus Anderson, Urmeli Kull, Mihkeli Hinn, Stefan Lahitski, Miia-Mirtel Lahi, Lisette Laugasson, Eeva Sooja Jaanimägi, Otto Kaare ja Elina Evelin Mats. Aga häid sõnu jätkub ka teistele, kes edukalt on toime tulnud oma õppimise ja tulemuslikult oma teadmise omandades ja mitte ainult, vaid ka aktiivselt koolielus osaledes. Kallid lõpetajad, kas teil on meeles? Esimene koolipäev, 1. september. Ja esimene õpetaja, esimene tund. Kas sa mäletad seda väikest tüdrukut või pisikest poissi, kes ootusälevus põues koos ema isaga astusid üle oma esimese koolimaja läve? Ja kaasas vanemate sõnad. Ära karda, sa saad ju hakkama. Ja nii ongi, et on möödunud aastad ja tänaseks on väikesest tüdrukust sirgunud kena neiu, poisikesest noormees. Koos klassikaaslaste õpetajatega sai siin selle ajaga avastatud palju uut, põnevat. Eks oli meil siin ka mõnikord jonni, oli naeru, oli nuttu ja kui öelda ka ausalt, eks mõnelgi lipsas sisse popipäevi. Need 9 aastat, mil siin püüti teid harida, õpetust jagada, selgitada, tähelepanu juhtida, kaitsta, veenda, pragada ja mida veel kõike, aga nüüd on see möödas. Millised need aastad teile olid? Teie vanematele, õpetajatele, eks meil kõikidel osapooltel on ju oma arvamus. Oma kogemused, mida kogetud ja oma arusaam ka sellest, milline on tulemus ja kas see nüüd üldse rahuldab. Jah, nii peabki olema, sest igalühel on oma eesmärk. Ja ma olen kindel, et meil kõigil on meie ootused alati kõrgemad saavutatud tulemustest. Nii klassist klassi, aastast aastasse on teile olnud abiks klassijuhatajad. Annika Levit, Krista Jakobson, Kristel Kippel, Lii Aruväli, Merilin Hera ja Klaire Vitt. Palusin teie klassijuhatajatel iseloomustada oma klassi. 9A ja õpetaja Lii Aruväli on öelnud: kokkuhoidvad, sõbralikud, teineteist arvestavad, abivalmid, energilised, ka töökad, oskavad tulemuse nimel pingutada ja ennast kokku võtta ning piisavalt rahutud, et ka õpetajaid vormis hoida. 9. B-klass ja õpetaja Merilin Hera. Töökad, nutikad, kohusetundlikud, alati heatahtlikud üksteise erinevuste suhtes, koostöövalmid,
osates hästi ära kasutada üksteise tugevusi, üksteist õppimises toetavad, head nalja ja huumorit armastavad, suures osas sportlikud, ambitsioonikad ja ettevõtlikud noored, kes ühise meeskonnana said hakkama igas olukorras. 9. C-klass ja õpetaja Klairemitt. Vaiksed, tagasihoidlikud, omaette hoidvad, püüdlikud, vaoshoitud ja täiskasvanulikud tüdrukud ning lapsemeelsed, natuke lohakad, kuid arenemisvõimelised poisid. Armsad päevakangelased, üks etapp sinu elus saab täna läbi. Algab uus. Milliseks see kujuneb? See oleneb sinust endast. Ole rõõmus oma saavutuste, nõnda samuti oma plaanide üle. Ole ikka sama tubli ja alati iseendaks ning tunne sellest rõõmu. Austatud vanemad, õnne ka teile. Teadke, et teie pojad-tütred on koos igaüks üksikult tublid, suure südamega. Olge veel neile kaua nõuandjateks. Kui on vaja, ulatage abikäsi, aga laske neil ise oma plaane teha. Jätkugu teil ikka armastust oma lapsele. Ta võib olla edukas, aga edu annab palju asju, kuid mitte seda kõige suurimat hingeomadust, mille saab kinkida isa-ema armastus. Lugupeetud kolleegid, aitäh teile. Öeldud on, et ükski seebimull pole nii värvikas ega lenda nii kõrgele ja kaugele kui see, mille puhub õpetaja. Ma loodan, et kõik need õhupallist lendlevad mullid lendavad väga kaugele, kõrgele, kuid samas ei unusta nad kunagi, kust nende teekond ükskord alguse sai. Toredat pidupäeva jätku. Aitäh! Kaheksandate klasside poolt tervitab Marianna Villemson. Palun! Tere, kallid 9. klassi lõpetajad, teie sõbrad, pere ja kalliks saanud õpetajad. Väikestest algklassi õmmidest on saanud targad, ilusad ning tugevad neiud ja noorhärrad. Oleme uhked, et olete läbinud nii pika ja raske teekonna ning olete meile tulevastele 9-ndikudele sellega suureks eeskujuks. See teekond sai läbitud tänu teie pingutusele, aga ka tänu teie kallite klassikaaslaste, sõprade, pere ning õpetajate toetusega. Nii et tehke neile suur pai, nagu nemad teevad teile. Kus iganes te oma õpinguid jätkate, soovime teile palju edu ja jõudu. Tehke vigu, riskige ja siis saavad sündida suured teod. 8. klass soovib teile edu põhikooli lõpetamise puhul ja mõnusat suve. Kätte on jõudnud aktiivse tipphed. Õpetajatele jagatakse kätte põhikooli lõputunnistused. Tallinna Eesti Gümnaasiumi direktori käskkirja loeb ette õpetaja Airi Nork. Kiitusega õpetajatele palun astuda ette koos vanematega. Põhikooli riikliku õppekava paragrahv 23 lõike 1 ja 2 ja Tallinna Õismäe Gümnaasiumi põhimääruse paragrahv 22 lõike 2 punkti 22 alusel ning tulenevalt Tallinna Õismäe Gümnaasiumi õppenõukogu 20. juuni 2024 otsusest number 47 lugeda põhikool lõpetanuks ja anda kätte põhikooli lõputunnistus järgmistele lõpetajatele. 9. A klass Rebecca Aas. Aina kiituskiri kirjanduses. Ära mine, arutab siin. Sten Markus Anderson lõpetab põhikooli kiitusega.
kiituskiri väga hea õppimise eest, autasustatakse raamatuga. Tänukiri vanematele. Nii, aga nüüd me peame jääma kuidagi sinna. Laura Pahver. Aine kiituskiri ühiskonnaõpetuses ja kirjanduses. Autasustatakse karikaga põhikooli parim sportlane. Autasustatakse raamatuga. Albert Plein. Aine kiituskiri kehalises kasvatuses. Tiina Eenlo. Aine kiituskiri kirjanduses. Olimar Haab. Aine kiituskiri keemias ja kirjanduses. Ants-Peeter Hiiemäe. Kristelle Kabin. Kertu Kertner. Aine kiituskiri ajaloos, vene keeles, kirjanduses ja matemaatikas. Autasustatakse karikaga põhikooli parim sportlane. Luka Klimenko. Maribel Kokk. Sofia Kosurova. Aine kiituskiri füüsikas. Viktor Kosnitsev. Aine kiituskiri saksa keeles, bioloogias, kirjanduses, matemaatikas ja ühiskonnaõpetuses. Autasustatakse raamatuga.
Urveli Kull lõpetab põhikooli kiitusega. Kiituskiri väga hea õppimise eest. Autasustatakse karikaga põhikooli parim sportlane. Autasustatakse raamatuga. Tänukiri vanematele. Aitäh teile. Brigitta Lehtmets. Marcella Luik. Aine kiituskiri kirjanduses. Eerik Lukats. Aine kiituskiri ajaloos ja kirjanduses. Gregor Luup. Aine kiituskiri kehalises kasvatuses. Karl Joonas Läns. Aine kiituskiri kirjanduses. Mikk Marten Milkov. Aine kiituskiri kehalises kasvatuses, matemaatikas, kirjanduses ja keemias. Marie Orutar. Ralf Raudla. Aine kiituskiri ajaloos, kehalises kasvatuses, geograafias, kirjanduses ja keemias. Rasmus Marten Tannenberg. Aine kiituskiri kehalises kasvatuses. Palju õnne. Afina Tõruke. Aine kiituskiri ühiskonnaõpetuses, matemaatikas, kirjanduses ja keemias. Autasustatakse raamatuga. Täname 9. A-klassi klassijuhatajat Lii Aruväli südamega tehtud töö eest klassi õpetamisel ja juhendamisel. Täname ka 9. A-klassi esimest klassijuhatajat Annika Levitit. Üheksas B-klass. Palun klassijuhataja appi direktorile. Aron Aasa. Aine kiituskiri vene keeles, inglise keeles, kirjanduses ja kehalises kasvatuses.
Harri Aru. Kooli aukiri hea õppimise eest, ainekiituskiri bioloogias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses, kehalises kasvatuses, keemias, eesti keeles, inglise keeles ja kirjanduses. Au tasustatakse raamatuga, tänukiri vanematele. Henri Aru. Ainekiituskiri ajaloos, ühiskonnaõpetuses, inglise keeles ja kehalises kasvatuses, eesti keeles ja kirjanduses. Au tasustatakse raamatuga. Laura Aru. Ainekiituskiri ajaloos, bioloogias, matemaatikas, keemias, eesti keeles ja kirjanduses. Au tasustatakse karikaga põhikooli parim sportlane. Au tasustatakse raamatuga, tänukiri vanematele. Imre Pökler. Ainekiituskiri matemaatikas ja keemias. Mihkel Hinn lõpetab põhikooli kiitusega. Kiituskiri väga hea õppimise eest. Au tasustatakse karikaga põhikooli parim sportlane. Au tasustatakse raamatuga, tänukiri vanematele. Palju õnne, palun. Angeli Kaldma. Ainekiituskiri kirjanduses. Au tasustatakse karikaga põhikooli parim sportlane. Benjamin Antoni Kivi-Plakk. Ainekiituskiri inglise keeles. Stefan Lapvitski lõpetab põhikooli kiitusega. Kiituskiri väga hea õppimise eest. Au tasustatakse karikaga põhikooli parim sportlane. Au tasustatakse raamatuga, tänukiri vanematele. Miia Mirtel Lahi lõpetab põhikooli kiitusega.
Kiituskiri väga hea õppimise eest. Au tasustatakse raamatuga. Tänukiri vanematele. Aitäh teile. Palun. Aitäh teile. Lisette Laugasson lõpetab põhikooli kiitusega. Kiituskiri väga hea õppimise eest. Au tasustatakse raamatuga. Tänukiri emale. Lääne. Aine kiituskiri käsitöös ja kodunduses. Laurete Metsalu. Markus Milinevitš. Aine kiituskiri ajaloos ja kehalises kasvatuses. Simona Osul. Aine kiituskiri vene keeles. Adela Maria Peanberg. Aine kiituskiri ühiskonnaõpetuses ja kirjanduses. Kristina Raid. Lisette Tremme. Aine kiituskiri kirjanduses. Rasmus Saul. Aine kiituskiri ühiskonnaõpetuses, kehalises kasvatuses, kirjanduses ja matemaatikas. Siim Seenemaa. Au tasustatakse karikaga põhikooli parim sportlane. Marianne Soosalu. Aine kiituskiri inglise keeles. Karel Tammsalu.
Linnuri. kooli aukiri hea õppimise eest, ainekiituskiri ühiskonnaõpetuses, kirjanduses ja inglise keeles. au tasustatakse raamatuga, tänukiri vanematele. Lorena Tobi. ainekiituskiri inglise keeles ja keemias. Jaan Artur Tõnissoo. Kennet Vilumets-Krekker. ainekiituskiri kehalises kasvatuses, kirjanduses ja matemaatikas. täname 9. B-klassi klassijuhatajat Merilin Herat südamega tehtud töö eest klassi õpetamisel ja juhendamisel. Teile esineb 8. A-klassi õpilane Laura-Liisa Lõhmus. Ta esitab klaveril Sibelius Exprompt opus 97 number 5.
näitajatega 9. C klass. Maksim Bogatšov. Mikita Šmut. Aina kiituskiri kehalises kasvatuses. Reinhard Herne. Aina kiituskiri kehalises kasvatuses. Eva Sooja-Jaanimägi lõpetab põhikooli kiitusega. Kiituskiri väga hea õppimise eest. Au tasustatakse raamatuga. Tänukiri vanematele. Palju õnne. Konrad Kaare. Otto Kaare lõpetab põhikooli kiitusega. Kiituskiri väga hea õppimise eest. Au tasustatakse raamatuga. Tänukiri isale. Palju õnne. Ronja Kivisalu. Kiituskiri väga hea õppimise eest. Aine kiituskiri ajaloos, vene keeles, füüsikas, geograafias, matemaatikas, keemias, inglise keeles, eesti keeles ja kirjanduses. Au tasustatakse karikaga põhikooli parim sportlane. Au tasustatakse raamatuga. Tänukiri vanematele. Marta Laurimaa. Aine kiituskiri kehalises kasvatuses. Stella Linett Liiva. Elina Evelin Mats lõpetab põhikooli kiitusega. Kiituskiri väga hea õppimise eest. Au tasustatakse raamatuga. Tänukiri vanematele.
Romet Merikan. Anders Palmits. Annika Peensalu. Stefan Ploom. Keiti Kristella Pähna. Kiituskiri väga hea õppimise eest. Aine kiituskiri ajaloos, vene keeles, eesti keeles, geograafias, matemaatikas, keemias, inglise keeles, kirjanduses ja füüsikas. Au tasustatakse raamatuga. Tänukiri vanematele. Oliver Pärna. Laura Reili. Kooli aukiri hea õppimise eest. Aine kiituskiri ajaloos ja kirjanduses. Au tasustatakse raamatuga. Kooli tänukiri vanematele. Harri Rünk. Rasmus Saar. Miriam Sakkeus. Kooli aukiri hea õppimise eest. Aine kiituskiri vene keeles, eesti keeles, kirjanduses, füüsikas, ajaloos, geograafias ja keemias. Au tasustatakse raamatuga. Tänukiri vanematele. Claudia Tiisel. Täname 9. C-klassi klassijuhatajat Laire Mitti südamega tehtud töö eest õpilaste õpetamisel ja juhendamisel. Täname 9. C-klassi esimest klassijuhatajat Kristel Kippelit. Üheksanda A-klassi esindajana kõneleb Viktor.
lugupeetud õpetajad, koolipere, vanemad ja armsad klassikaaslased. Tänasel päeval seisame siin kõik koos, et tähistada meie teekonna ühe olulise etapi lõpu. Põhikool on olnud meie elus erakordne aeg täis õppimist, kasvamist ja koos olemist. Esimene koolipäev oli samm teadmatusse, kuid meid ootas meie armas esimene klassijuhataja Annika Levit, kes meid oma tiiva alla võttis ja hirmud peletas. Õpetaja Lii Aruväli on olnud meie tugisammas alates 5. klassist. Tahame tänada teid mõlemad, et olete olnud meie kõrval ja uskunud meie võimetesse. Me jääme alatiseks teie lasteks. Aastate jooksul oleme koos jaganud rõõme ja muresid, naernud ja nutnud, õppinud ja kasvanud. Meie õpetajad on olnud meie teejuhid, kes on andnud meile teadmisi ja oskusi, mis saadavad meid kogu elu. Tänu teile oleme õppinud mitte ainult matemaatikat ja kirjandust, vaid ka koostööd, sõprust ja visadust. Õpetajad, see, mida te teete, on väga raske, keeruline ja närve kulutav. Aga kui tulemuseks on klasside ees särasilmseid noori inimesi, ei ole ükski minut kulutatud ajast tühja läinud. Teie kannatlikkus ja pühendumus on teinud meist paremad inimesed. Vanemad, teie toetus ja armastus on olnud meie kindel tugisammas. Te olete aidanud meid läbi raskete hetkede ja jaganud meie rõõmu saavutuste üle. Teie usaldus meie võimetesse on andnud meile tiivad unistuste poole pürgimiseks. Kallid klassikaaslased, meie teekond siin koolis võib lõppeda, kuid meie sõprus ja mälestused jäävad. Me oleme valmis vastuma järgmise sammu oma elus, olgu selleks siis keskkool, kutsekool või mis tahes teised plaanid, mis meil on. Tulevik võib tunduda hirmutav, aga me oleme valmis uuteks väljakutseteks ja valmis rajama oma tee unistuste täitumiseks. Need aastad on olnud hindamatu väärtusega ja me oleme tänulikud iga hetke eest, mis oleme koos veetnud. Soovin kõigile palju edu ja õnne tulevikuks. Meie seiklus alles algab. Aitäh! Järgmiseks 8. B-klassi esindajatele kõnelevad Simona Osul ja Lisita Lauksoon. Palun. Nüüd sättige end mugavalt, sest meil on väga palju öelda. Lugupeetud õpetajad, kaasõpilased ja külalised, on kätte jõudnud päev, mis on meie kõigi ühiste saavutuste peegeldus ja meie ühine tähistamine. Nende 9 aasta jooksul, mis oleme koos veetnud, on juhtunud nii mõndagi põnevat. Oleme korduvalt kukkunud allakäigutrepist, seda nii metafooriliselt kui ka otseselt ja lennanud kõrgustesse ning võtnud elust kõik, mis võtta annab. Meie koolitee algas Krista Jakobsoniga, kelle range ja organiseeritud käe all õppisime viisakust ja korda. Mälestuseks jäid need parimad klassihommikud ja tema karm käsi, mida igatsenud oleme. Ja ei saa mainimata jätta neid imelisi klassireise, millest 4. klassi Kihnureis oli kahtlemata üks imelisemaid. Elus on paraku nii, et kõik, mis algab, peaks ka üks hetk lõppema. See võib olla väga kurb, aga vaadates positiivset külge, on iga lõpp uue teekonna algus. Selle all peame silmas inimesi ehk meie armastatud õpetajaid ja kaasõpilasi, keda me võib-olla kunagi enam ei kohta. Paljude õpilaste jaoks koolitee siin koolis lõpeb. Väheste jaoks lõpeb koolitee täielikult, aga üks asi on kindel, et sellises koosseisus nagu täna ei ole me enam kunagi. Lõpuks oleme ühiselt eksamid tehtud saanud ja edukalt põhikooli lõpetanud. Sellega seoses põhiline ja erilisem tänu kuulub meie õpetajatele. Teie pühendumus, kannatlikkus ja tarkus on lisaks edukatele õpingutele aitanud meil kasvada ja areneda. Olete andnud meile mitte ainult teadmisi, vaid ka väärtusi, mis jäävad meid saatma kogu eluks. Järgneva osa jaoks kutsume siia 2 armsat klassikaaslast, Angeli Kaldmaa ja Triin Lääne. Lisaks meile 9. lõpetamisele on täna ka ametlikult see päev, kus paljud õpetajad lõpetavad meie õpetamise ja me soovime tunnustada neid õpetajaid, kes aitasid meil terve selle piinarikka keerulise 9. klassi, eriti eksamiperioodi üle elada. Kõik, mis me täna siin kõneleme, tuleb otse südamest ning oleme kokku pannud klassipõhiselt.
ja kuna mingeid aastaõpetaja tiitleid me välja ei jaga, sest esiteks oleks see liiga ebaoriginaalne, teiseks on meie koolis absoluutselt iga õpetaja aastaõpetaja tiitli vääriline, siis jagame teile enda klassi poolt auhinnad või niinimetatud lõputunnistused selle eest, mis meile teie juures kõige rohkem silma hakkas ja mida me armastasime ja igatsema jääme. Muidugi muliseme me paralleelselt selgitusi ja meeldejäävaid lugusid. Esimeseks on õpetaja, kes meie karjumist ja lõputut virisemist kannatas nii hästi, et ei mäleta, et ta üldse kunagi meie peale karjunud oleks. Tema hääle tõstmine ei ole enamike inimeste jaoks hääle tõstmine. Ta on meiega olnud alati sõbralik ja kuulanud ära meie mured ja arvamused, mis siis, et ta enamasti meiega ei nõustunud. Ta uskus alati meisse, isegi siis, kui meie endasse ei uskunud. See on meie klassi üks ja ainus klassijuhataja Merilin Hera. 9. B klassi poolt olete teeninud tiitli kõige rahulikum õpetaja. Aitäh kõigile! Teiseks on õpetaja, kes suutis töö ja lõbu ühendada, kelle tunnis ei hakka kunagi igav. Kõige meeldejäävamate tundidega õpetaja Airi Nurk. Saame teile tõenäme alati, et klass tuleb tulla kribinal, suu peab liikuma kinnisesse asendisse ja metanool ei tohi juua. Aitäh teile! Järgmiseks on õpetaja, kelle tundides me kirjutasime kiirusega 74 A-lehte minutis, kes suutis rääkida nii huvitavalt ja lummava häälega, et kõik kuulasid seda hea meelega. Kõige ilusama häälega õpetaja Piret Harra. Aitäh, et olite meiega rääkida. Nii, järgmiseks on õpetaja, kes päästis eelmisel aastal enda tulekuga kõigi meie aastahinded ning kellele mina ja Simona oleme väga erilise tänuvõlgu. Iga õpetaja meist vähem kui 3 nädalaga füüsikuid ei oleks suutnud teha ja seda veel samal ajal naljatledes. TÜG kõige sarkastilisem õpetaja Edith Merila. Aitäh, tänu teile saime me eksami läbi ja palun kallistage oma armsat koerakäbi meie poolt. Järgmiseks õpetaja, kes oli meile teise klassijuhataja eest, kes suutis õpetada nii originaalsel viisil ja kelle enesekindlus ja omapärasus meid väga inspireeris. Kõige inspireerivam õpetaja Kristjana Pall. Aitäh kõigi nende põnevate ülesannete eest. Iga õpetaja me trappi kirjutama ei paneks. Õpetaja, kes südamest armastab telefone, kelle teetunnid ja ka muidu tunnid on alati väga huvitavad, kelle tunnis võid kätt üleval hoida nii kaua, kui tahad, aga ta ei märka seda. Kui haarad telefoni kätte, siis märkab ta seda kohe, isegi kui ta on seljaga. Astub alati kaitseks välja, kui see, mida kellelegi tehtakse, ei ole õiglane. Aitäh, et kuulasite ära meie kohutavaid hääldusi ja tegite meie tunnid huvitavaks. Kõige kaitsvam õpetaja, Olga Poimussinova. Õpetaja, kelle tundides on positiivne meeleolu. Õpetaja, kes oli õppeainest, mida ta õpetab nii sees, et sellest jutustamine lõi ta silmad särama. Vabandame, et meie klass teile pidevalt närvidele käis. Kõige chillim õpetaja, Lilian Kattel. Aitäh, et meid välja kannatasite. Järgmiseks on keegi, kes pidi kuulama meie rumalaid ja kindlasti tõeseid vabandusi. Ala mu varvastel on palavik ja mu ripsmed köhivad ja nii edasi. Oli ta siiski meiega alati mõistav ja vastutulelik. Kõige kannatlikum õpetaja, Lii Aruväli.
õpetaja, kes vastu tulles meile alati naeratas ja nalja viskas. Kutsus mind punapeaks ja Angelit puupeaks. Väga aus. Kõige ausam õpetaja, Tõnu Oja. Aitäh! Õpetaja, kelle tunnis olles saime teada absoluutselt kõigest. Lotselust enesest, sellest, mis toimub osade inimeste peas ja muidugi paralleelselt said selgeks kõik matemaatika teemad. Vahel mõtlesime, kas ta valmistab meid ette eksamiks või tuumasõjaks. Parima klatsiga õpetaja Kätlin Milkov. Aitäh, jutu vahepalad rasketele matemaatika ülesannetele olid imelised. Õpetaja, kes tuli viimasel aastal meie kooli ja suutis meile matemaatika nii meeldima panna. Tema igapäevased erivärvilised riietused värvisid meie halle argipäevi. Ühe riietuse nimeks sai mesimumm ja see jääb alati meile meelde. Oleme südames tänulikud, et uskusite meisse eksami aegadel ja aitäh, et tutvustasite meile oma armsat koera. Kõige värvilisema riietusega õpetaja Oskar Pärne. Suur aitäh, et te panite meile kõigile matemaatika meeldima. Õpetaja, kelle klass on täis kola. Huvitavad asjad, mida oleme me klassist leidnud. Pann, 2 eri sorti grilltikke, noad ja palju muud küsimusi tekitavad asjad. Monkey see, monkey do. Tal on 2 üliarmsat musta kassi, seetõttu käib ta ringi üleni ära kriimustatuna. Võime kihla vedada, et ta on tõege kõige kriimustatum õpetaja, Joonas Lemmik. Armastame teie imelist kõnnakut ja aitäh kõige eest. Õpetaja, kelle tundides oli alati lahe, kes rääkis huvitavalt. Otse vaadates saab juba aru, kui laheda ja imelise inimesega on tegemist. Õpetaja, kes suutis isegi kõige kohutavamal päeval meie tuju tõsta ja meid naeratama panna. Parima energiaga õpetaja Inga Erpas. Aitäh kõigi imeliste aastate ja teadmiste eest, mida olete meile pakkunud. Õpetaja, kes teeb tunnid huvitavaks ning temaga alati valitseb hubane ja positiivne keskkond. Alati naeratab isegi neile, kes ei ole tema õpilased ja võib rääkida terve tunni 100 erinevast asjast ja on alati kõigi vastu sõbralik. Kõige ilusama naeratusega õpetaja Laura Saidla. Õpetaja, kes väärtustab väga eesti keelt ja kultuuri. Tema pühendumus õpetamisse on imeline. Tegi meile isegi kell 8 hommikul aeroobikapause ja üritas meid alati tervislikuna hoida. Kõige energilisem õpetaja, eriti kell 8 hommikul, Diana. Suur aitäh teile! Õpetaja, kellel isegi kõige koledamal päeval on naeratus näol ja lisaks infrapunale kirgab ta valgust ja rõõmu, nagu päike välja ilmumas pilvisel päeval. Alati sõbralik, tema lahkus on meile suureks eeskujuks ja poeb kõigi meie südametesse. Lisaks sellele on ta ka imeline õpetaja, sõjavaimu isiksusega õpetaja Kairi Salu. Õpetaja, kes alati tegi kindlaks, et õpilastel oleks kõik korras ja kui ei olnud, siis alati toetas meid. Alati kuulas ja oli alati olemas.
uskus meisse ja tema tunnid olid alati rõõmsad ja lõbusad ja alati tunnis valitses hea meeleolu. Kõige usaldusväärsem õpetaja Grete Keller. Suur aitäh, et olete olemas. Õpetaja, kelle nõudliku kui toreda käe all saime selgeks väga paljud sõnad ja vaadanud rohkelt filme. Tema kirg innustus aitaks selgeks saada raske keele. Suutis meid motiveerida õppima ja tegi tunnid alati lõbusaks. Kõigi innustavam õpetaja Aina Porman. Nüüd on asjad nii, et meil said õpetajad otsa. Täname kõiki vanemaid, kes olid meile alati toeks ning ka koolipersonali, kes kooli hinge üleval hoidsid ja samuti täname kõiki kaasõpilasi. Aitäh kuulamast, meie soovime teile kõigile vaid üht. Tuult tiivadesse! Lisaks sellele soovime me anda ühe roosi üle väga olulisele inimesele siin koolimajas. Direktor Kaja Toomsalu. Üheksandat C-klassi esindajana kõneleb Eevase Jaanmägi. Tere, lugupeetud õpetajad, õpilased ja koolikülalised. Päris kiiresti saabuski põhikooli lõpp. Kõiki meid ootavad ees uued, tuttavad, saavutused, huvid ja ka uued raskused, millega minu arvates kõik, kes siin täna on, saavad hakkama. Kindlasti teame ka seda, et neid raskusi kohates saame leida tuge oma armastatutest vanematest ja õpetajatest. Tahaksime avaldada tänu kõigile õpetajatele, kes nende 9 õppeaasta jooksul kaasa elasid. Aitäh teie kannatlikkuse ja tarkuse eest. Eraldi tahaksime tänada meie suurepärast klassijuhatajat. Aitäh, et uskusite meisse kõigisse. Lõpetuseks tahaksin soovitada kõigile jõudu ja jaksu, tervist ja rõõmu. Aitäh! Nüüd on sõna põhikooli klassijuhatajatel. Palun. Head lapsevanemad, head kolleegid, suured tänusõnud teile kõigile. Kallis 9A, sa oled oma seikluse alguses. Ei ole mitte ühtegi tippu, mida ei saa vallutada. Uskuge endasse. Unistage suurelt, ärge hoidke end tagasi. Ületage raskused ja rõõmustage kordaminekute üle. Kõik ei saa sõnadesse panna ja nii nagu väike prints sai hüvasti jäetul kingituseks saladuse, saate teie ka. Ainult südamega näed sa hästi. Kõige tähtsam on silmale nähtamatu. Tänan, te olete mu südames. Kallid põhikooli lõpetajad, head kolleegid ja külalised. Minu armas 9. B. Ma tänan teid, teie vanemaid ja direktorit selle usalduse eest olla teie klassijuhataja. Ma usun, et võitsin teie näol jackpoti. Sain olla väga tubli tööka, üksteisest hooliva klassijuhataja. Viimase ühise tööna koostasime lõpuraamatu, kus on sees kõik teie head mõtted ja mälestused koosoldud ajast. Hoian käes lõpuraamatu esimest väljatrükki. Teistele väljatrükkidele lisandub veel foto tänasest pidulikust päevast ja 2 nädala pärast võib iga 9. B-klassi õpilane käes hoida oma raamatut. Üks õpilane meenutab selles raamatus oma esimest kooli tulekut 9 aastat tagasi. Kui kooliväravast sisse astusin, tekkis tunne, nagu oleksin vanglasse sattunud.
ja ema lasi ka käest lahti. Ometi mulle tundub, et paljudel 9. B-klassi õpilastel on nüüdseks juba kahjusid vanglamüüride vahelt vabaneda. 26 õpilasest 17 õpilasel on soov jätkata meie kooli gümnaasiumis. Siin on sõbrad ja see on suur tunnustus meie kooli õpetajatele ja meie koolile. Õpilased on meie klassi kohta raamatust kirjutanud järgmist. Meie klassis saab leida kõike. Vaikseid, lärmakaid, tarku ja naljakaid. Oma klassi on mäletama kui kampa metsikuid loomi. Kunagi ei teadnud, mis nende järgmine tegevus oli. Oma klassi on meenutama kui oma teist peret. Mulle meeldib see, et ma saan kõigiga oma klassis läbi. Oma klassi on mäletama kui parimat ja naljakamat seltskonda. Ma väärtustan oma klassi juures seda, et kõik aitavad üksteist õppimisega. Igas tunnis saab alati nalja ja see teeb kõik koolipäevad paremaks. Tore on olnud klassiga erinevateks üritusteks koostööd teha. Oma klassi jään mäletama kui aktiivset ja humoorikat klassi, kes omavahel väga hästi läbi sai ja võttis kõigest osa. Kallid õpetajad, nendest mõtetest koorubki välja see kõige olulisem retsept, mis teeb õnnelikuks ja millega suudate ületada ka kõige raskema teekonna. Koguge enda ümber sõpru, saage üksteisega hästi läbi, hoolimata erinevustest. Võtke koos midagi ette ja nautige koos olemist. Toetage, hoolige ja hoidke elus huumorit. See retsept on universaalne ja kehtib kõikjal, kuhu elutee teid kannab. Ma tänan teid ja soovin kõigile lõpetajatele õpilibadesse. Armas 9. C ongi kõik. Ongi see päev, kui ma sain teile anda lõputunnistuse kõigile direktor andmisega. Aga see oli minu soov septembris, et ma saan kõigile teile täna tunnistuse anda. Ja keegi ei jäänud maha, kõik on täna siin. Te teate, kui palju ma olen nende 5 aasta jooksul kuulnud virisemist ja totakaid vabandusi ja õigustusi, aga peate olema ikka palju rohkem näinud seda arengut ja pingutusi ja väga häid tulemusi. Tublid olete kõik. Head lapsevanemad, täna on ka teie pidupäev, palju õnne teile kõigile. Klassijuhatajana tahan tänada 9. C lapsevanemaid usalduse ja toetuse eest. Suur aitäh teile. Ja kõik kallid lõpetajad, soovin teile imeilusat suve ja sügiseks uusi väljakutseid, kus iganes te jätkate. Ja mul on suurim rõõm teile öelda väga paljudele teie hulgast kohtumisele 10. klassis. Kas on veel keegi, kes sooviks sõna võtta? Tänase aktuse lõpetavad 9. klassid koos loodusligi lauluga. Palun. Ma lihtsalt hoiatan, et me väga viisi ei pea. Mis kõik küll ära teinud me 9 aastal oleme. Mis kõik küll ära teinud me 9 aastal oleme. Õppinud koolis tuhinaga, jooksnud koolis ahinaga. Õppinud koolis tuhinaga, jooksnud koolis ahinaga. Kaua koolikotti kandnud, koolitoolil mökutanud. Kaua koolikotti kandnud, koolitoolil mökutanud. Õpsid õudselt õpetanud, tunnis palju nalja saanud. Õpsid õudselt õpetanud, tunnis palju nalja saanud. Sõpradega sõbrutsenud, tehteid maitsas rehkendanud. Sõpradega sõbrutsenud, tehteid maitsas rehkendanud. Laua taga nikerdanud, luuletusi luuletanud. Laua taga nikerdanud, luuletusi luuletanud. Igavesti igavlenud, vaheaega igatsenud. Igavesti igavlenud, vaheaega igatsenud.
igatsenud. Aknast välja vaadanud, kalgilt kõht on korisenud. Aknast välja vaadanud, kalgilt kõht on korisenud. Kooliköögis toimetanud, vihikuid ka töökalt täitnud. Kooliköögis toimetanud, vihikuid ka töökalt täitnud. Valeemid pähe tubitud, kuigi palju spikerdatud. Valeemid pähe tubitud, kuigi palju spikerdatud. Tunde palju üle lastud, tirelt sõimata on saadud. Tunde palju üle lastud, tirelt sõimata on saadud. Sama suppi süüa saanud, koolis käinud, palju näinud. Sama suppi süüa saanud, koolis käinud, palju näinud. Meelde midagi ei jäänud, kontrolltöödest üle saanud. Meelde midagi ei jäänud, kontrolltöödest üle saanud. Nüüd ka eksamid on tehtud, kool on lõpuks läbi saanud. Nüüd ka eksamid on tehtud, kool on lõpuks läbi saanud. Kiiresti igel küll ei käinud. Kiiresti igel küll ei käinud, aga põhikool sai lõpetatud. Head õpetajad, õnnitlemine algab koolimaja ees. Pildistamine algab 20 minuti pärast aulas. Palun lõpetajate saalist lahkumiseks püsti tõsta. Meri on, meri